Tere tulemast teadvuse avardamise minutitesse. Sellel nädalal ma tahan rääkida oma vastutusest. Ma tegelikult paar nädalat tagasi juba juhatasin selle teema niimoodi vaikselt sisse ka, sellise alapealkirjana. Ja see oli teadlikult, alateadlikult tehtud. Ma ei olegi päris kindel, aga usaldan, et kõik on täpselt nii, nagu see mõeldud on olema. Seega, oma vastutusest räägime täna. See on hästi huvitav teema. Ma tegelikult ennem natukene proovisin isegi guugeldada ja otsida mingisugust nagu ametlikku definitsiooni. Aga minu üllatuseks, mitte küll väga suureks, sest ma ju näen, mis siin ühiskonnas toimub, oli see, et ei olegi sihukest definitsiooni olemas. Et ainuke asi, kus ma nägin infot oma vastutuse kohta, oli üldiselt kindlustuspakkujate leheküljed. Autokindlustus, kodukindlustus, elukindlustus ja nii edasi. Ja see nagu panigi mõtlema, et vau, et see, et meil ühiskonnas indiviidi tasandil puudub oma vastutus väga suures osas, sest sealt on sündinud ka ohvrimeelsus ja õpitud abitus, ongi lubanud üldse tekkida sellistel ettevõtetel nagu kindlustuspakkujad. Sest nad on läinud selle koha läbi, et näed, inimene väga ei taha hästi vastutust võtta oma elu eest. See on nagu probleem, me nüüd pakume neile lahenduse. Ja lahendus on see, et siis me võtame ise selle vastutuse. Ja see on jälle selles mõttes ikkagi tagurpidi, et keegi teine võtab siis vastutuse suuremal määral meie elude eest või meie kodude või autode või mis iganes asjade eest. Selle jooks, et siis meil oleks siuke väiksem oma vastutus. Isegi ühel kindlustuse pakkujal, ma ei ütle ühtegi kindlustuse pakkuja nime, las nad olla. Eks nad täidavad siin ühiskonnas oma eesmärki senikaua, kui inimesed võtavad oma vastutust. Oli isegi see, et oma vastutus 0 eurot. Mul oli nagu, päriselt ka või? Milline pakkumine? Ma ei pea absoluutselt ise mitte millegi eest vastutama. Mina lihtsalt muudkui maksan raha ja ongi kogu minu vastutus. Aga see, mis hinnaga ma selle raha olen saanud võib-olla, kui palju ma olen näiteks oma kõige väärtuslikumat vara aega, sest see on loetud. Aeg siin maal on meil loetud inimesena. Iga sekund on loetud ja täiesti hindamatu. Ükski paberist või metallist mündikene ei saa seda ajaväärtust mitte kunagi kompenseerida. Ehk siis see oma vastutuse koht, eks ole, tuleme nagu sellesse kohta tagasi. Mis asi see üldse on ja miks meil üldse oma eludes seda oma vastutust vaja on? Ja ma rääkisin juba, et mis siis juhtub, kui seda pole, eks ole, siis tuleb keegi teine ja võtab ise vastutuse sinu eest ja siis sina saad seal mugavalt diivani peal. Kui raske ikka elu on ja paned jälle teleka käima ja vaatad, on ikka tead seal valitsuses ja vaat kus tõbras. Üldse rahva peale ei mõtle, vaene mina siin teiste valikute tuules. Ja vot nii ongi. Ja siis sa otsid vabandusi endale, et kuidagi teised vastutavad kogu aeg. Mul on nii halb olla, mul see tervisehäda ja too mure ja maksud kõrged ja teiste probleem kõik, eks ole. Et minu elu on selline, nagu ta on. Et alustame sellest, et kui meie elud ei ole sellised, nagu me soovime, siis tasub panna kinni kõiksugused meediakanalid, telekad, raadiod, mis iganes, reklaamid, uudised, lehed ja minna. Ma tahaks loota, et igal ühel on vannitoas üks selline tore asi nagu peegel ja vaadata sinna peeglisse, kes sulle sealt otsa vaatab. Kes vaatab sulle sealt otsa, on see inimene, kes kõiki neid valikuid oma elus teeb, mille tulemusena su elu on just täpselt selline, nagu ta on. Kas need valikud on olnud alateadlikud või teadlikud, see on juba iseasi. Aga igal juhul
on igaühe elu tema enda vastutus ja kõiges sellel sisalduv ka tema enda vastutus. Ja kui me seda vastutust ei võta, seda oma vastutust, eks ole, me ei alusta iseendast, oma kodust, iseenda seest, siis otse loomulikult meile tundub justkui kõik väline hirmsasti mõjutab meid. Ja me unustame ära, et meil on tegelikult ju alati valik. Meil on valik, me ei saa valitseda seda, kuidas teised käituvad või milliseid otsuseid ja asju nad teevad, aga meie saame valida, kuidas meie reageerime sellele, mis väljaspoolt tuleb või kas me üldse oma energiat sinna anname. Või me valime keskenduda enda elule, enda valikutele, oma tervisele, vaadata seda, kuidas näiteks mina iseennast hoian. Et mis on see oma vastutus, ongi see, mida ma tarbin, mida ma söön, mida ma joon, millest ma räägin või kuidas ma mõtlen, kuidas ma panustan iseendasse. Mida ma teen iga päev selleks, et mu elu oleks parem. Mis iganes see parem siis kellegi jooks tähendab. Katsume võib-olla selles selgusele saada, et see aitab hoida seda joont, hoida seda distsipliini, eks ole, et ma iga päev teen midagi selleks, et mu elu oleks parem, kui praegu on selline tunne, et no ei ole päris nii, nagu ma tahaks. Et mis see siis on, mis ei ole? Ja kuidas ma saan seda muuta? Et selline otse loomulikult on lood elu inimesena siin vahest keeruline ja need lood on rasked ja valusad ja kõiksuguseid asju on inimestega juhtunud läbi nende elukogemuste. Isegi õnnetused, eks ole, et see alateadlikult on see kõik olnud nende väikeste valikute summa. Sest näiteks, ma ei tea, tekib mingi terviserike, satud haiglasse. Minu küsimus on see, mis toimus enne seda terviseriket. Kuidas sa panustasid oma tervisesse igapäevaselt? Kas sa üldse panustasid või töötasid sa 24/7 ja absoluutselt ei võtnud aega endale, vaid tegid kõigile teistele head ja andsid, kui palju sa endasse panustasid oma tervisesse, on minu küsimus. Üldjoontes ma ei ole väga näinud, ma ei olegi näinud inimest, kes panustab iseendasse teadlikult ja temaga midagi kohutavat juhtub. Ikkagi kipub see olema nendega, kes ei võta seda aega endale, kes ei oska iseennast hoida ja siis elu tekitab sellise kriisi. Et kuule, vaata nüüd, kus su fookus on. Et kui sa ennast ei hoia, siis ei hoia sind mitte keegi. Oma vastutuse koht. Hästi oluline, ülioluline. Ja me oleme nagu õppinud seda kartma, et äkki ma ei saa hakkama, ma ei tea. Sest kogu aeg ütlevad mulle, et keegi teine teab nagu paremini, kuidas mina oma elu peaksin elama. Arst teab ja pedagoog teab ja teadlane teab ja kõik teised teavad nagu palju paremini kogu aeg. Kogu maailm nagu kinnitab mulle seda kogu aeg. Aga vaata, siis ongi see, et fookus on liiga palju seal kuskil, väljaspool ennast. Fookus tuleb tuua tagasi iseendasse. Võtta aega iseendale. Natukene lülitada välja kõiksugused need stiimulid ja need soovitajad ja kõik need nõustajad ja kõik Mitte keegi teine ei anna sulle paremat nõud kui see sinu sisemine tarkus. Aga ma saan aru, et kõike seda välist kuulates on see sisemine tarkuse hääl võib-olla natuke vaikseks muutunud. Aga ma võin sulle täie veendumusega öelda, et mida rohkem sa hakkad seda häält uuesti kuulama, teadlikult siis pöörama tähelepanu sissepoole, tulema vaikusesse. Ülihea aeg tulla vaikusesse praegu. Kindlasti on seal peres hagimise ja jõulude keskel aega. Võtta see vaikusaeg endale. Istuda natukene selles vaikuses ja vaadata, mis seal siis on. Mis seal siis on ja mida rohkem me kuulame seda sisemist tarkust, seda sisemist häält, seda valjemaks ta hakkab muutuma. Sest me tahame teda uuesti kuulata. Seal ongi see oma vastutus. Ja kui me selle oma vastutuse nüüd tagasi võtame, eks ole, saame aru, et oma vastutus on tegelikult 100%. Kui me räägime minu elust, sinu elust, siis see on 100% sinu enda käes, vaatamata sellele, mis toimub väljaspool meid.
see võib tunduda natukene niisugune, oota, mis mõttes, et noh, seadused ja hinnad ja ma ju vajan süüa ja maksma pean ja no absoluutselt. Aga küsimus on see, kuidas su elu on korraldatud. Kas sa oled täielikult sõltuv või oled sa loonud midagi sellist, mis aitab sul ka iseseisvalt väga hästi toime tulla? Absoluutselt. Me oleme siin selleks, et üksteist toetada, eks ole. Et päris niimoodi, et lähme koopasse ära ja enam üldse kellegagi suhtle ja makse ei maksa ja noh, absoluutselt, see on teine äärmus, eks ole. Aga ainult vingumine millegi pärast, eks ole. Oi, kui raske. See on ainult vabandus. See on ainult vabandus, et istuda seal diivani mugavuses edasi ja oma krõpsu süüa ja siis võib-olla mingi tablette klõpsutada vahepeal, siis mingi haigus on, aga jooksma ei viitsi minna ja midagi tervislikumat endale õhtuks ka ei viitsi süüa teha, sest noh, niikuinii on vastutus ju kellegi teise käes. Mis mina siin ikka teha saan midagi. Et see selline suhtumine ja mõtteviis ongi see, mis tegelikult põhjustab kannatusi siin maailmas. Selle enda vähendamine. Igaühes on vägi. Igaühes on võimekus teha valikuid. Ja kui see võimekus on kuidagi vähenenud või pole väga arenenud, siis on viimane aeg hakata seda arendama. Ja valik on meie enda kätes. Mis me siis teeme? Mida me valime, on ju? Ja mida suuremat vastutust me võtame enda elu ja valikute ja otsuste ees, seda vähem ka meid mõjutavad need välised tuuled ja mõjutused ja arvamused ja otsused, seda vähem see meid ka mõjutab. Me ei saa neist nagu täiesti ära lõigata. Ei peagi, seal ei olegi asja mõte. Iga selline vastupanu või selline keerukus ongi loodud selle jaoks, et me saaksime areneda edasi, et me saaksime arendada oma loovust, mis on väga oluline maailmas, kus nagu, eks ole, loovust üritatakse kõige võimalike vahenditega tuimestada ja ära võtta. Ja sellepärast igasugune väljakutse siin elus on väljakutse loov olemisele või oma loovuse arendamisele. Kuidas sa saaksid veel rohkem olla loovam, et ka sellest keerukusest või katsumusest läbi minna? Või siis valid kannatada. See on koht, kus ma ütlen, et kui sa valid mitte midagi ette võtta oma elus, kui sul on elu selline, noh, midagi ikkagi on nii, et sa ei ole rahul sellega, siis sa valid kannatada. See on sinu valik. Nii lihtne ongi. Ma tean, et seda võib-olla keeruline vastu võtta. Aga seda on väga vaja siia ühiskonda. Ja mul läks ka aega, et sellest aru saada. Ma saan aru, see on normaalne. See on see inimeseks olemise väljakutse. Et alguses tuled siia, klapid peas, saa midagi aru, kõik vaatad ainult endast välja. Ja siis mida vanemaks saad, ikkagi tahaks loota, et me jõuame kõik sellesse kohta iseenda sisse tagasi, et oota, aga kas ikka kõik see, mis väljaspool mind on, mõjutab mind ikka nii palju või on mul ikkagi valik siin kõiges selles? Ja tegelikult on. Ma ütlen sulle kohe praegu, et tegelikult sul on valik. Ükskõik, milline su elu on olnud või milline ta on praegu. Ükskõik, mis sul justkui on olemas nähtava silmaga või mida sul ei ole, ikkagi on sul valik. Ja valik ongi siis selle ees, et mida sina üksikindiviidina teed. Mida sa sööd, millest sa mõtled, millest sa räägid, mida sa jood, keda sa valid, üldse valid ise ennast äkki vahelduseks ka. Äkki valid ise ennast vahelduseks. Ma arvan, et see on parim valik. See investeering iseendasse, oma vastutusse. Teha iga valik oma elus ise, otsimata mingisuguseidki vabandusi. Sest vabandusi on väga lihtne leida. Väga lihtne. Vinguda on väga lihtne. Aga sama lihtne on tegelikult teha oma elus terveid ja toetavaid valikuid. Kui me võtame 100% vastutuse oma elu eest, siis me hakkame nägema ka võimalusi elu
tegelikult need võimalused on kogu aeg nähtaval, aga kui ta kogu aeg läheb vingumise rattas istud, siis sa näedki ainult, kui see samune kõik on. Aga see on ka valik. Istud ja vingud. Eks sa siis nii kaua vingud, kuni igav hakkab või ma ei tea. Et selline tore teadvuse avardamine sellesse nädalasse siin. Et ehk see inspireerib võtma vastutust oma elu eest meil kõigil ja aktsepteerima elu sellisena, nagu see on, inimesi sellistena, nagu nad on, iseennast sellisena, nagu me oleme sellel hetkel siin ja praegu ja päriselt vaatama otsa sellele inimesele, kes loob seda elu siin. Me kõik loome seda. Ja senikaua, kuni me ei õpi looma oma elu teadlikult, ei saagi me luua ka seda ühiskonnaelu siin teadlikult ja siis käibki mingisugune absurdsus siin. See on ka tore tsirkus, aga ma ei tea. Kui me tahame päriselt luua muutust, mis toetab meid kõiki ja nii inimesi, seda maad, kus me elame ja kogu seda arengut siin maal, siis tuleb võtta see vastutus ükskord, päriselt ka, lõpuni välja. Vabandusteta. Nii et imelist, rahulikku, armastusega täidetud ja väekat jõuluaega sulle. Võtta see aeg endale ja oma perele. Et kasutada seda kõige väärtuslikumat vara siin inimesena maal, seda aega. Just selleks, mida su süda ütleb seda tegema. Võtta aega endale. Investeeri iseendasse ja oma lähedastesse. Investeeri vaikusesse, oma sisemise hääle kuulamisse. Pane kinni kõik need soovitused ja soovitajad sealt kuskilt. No tore on, aga ei ole vaja. See kõige targem ja kõrgem vastus ja info sinu eluvalikute soovituste andja on sinu enda sees. Et tuleme nüüd sinna kohta tagasi. Ideaalne võimalus selleks on just nüüd ja praegu. Et imelist nädalat meile kõigile ja uue nädalani. Ole hoitud.